tere, mina olen Kellu ja mina tellisin e-poest endale süüa ja sain kingituseks üks pisikese jogurti. Danone oma ja nimeks on tal siis Danone ja see on maasika banaani jogurt. Ma ei leidnud küll seda nende kodukalt, aga siin on sarnane sükene maasika jogurt, nii et ma usun, et hinnad on neil samasugused, sest kogus on ka sama ja firma on ka sama. Aga teeme kohe lahti, vaatame, mis tegelikult siis siin pakendis on. Oh, wow. See on nagu mingi Chupa Chupsi või sükse nätsu maitsega. See paneb mind küll kohe nagu mõtlema, et mis asja, mis siin sees pakutakse. Et ma kohe üritan seda siia valada. No, pealt näha täiesti sükene tavaline roosakas jogurt. Ma ei hakanud isegi rohkem siia panema. Siuke natuke nagu õrnalt paksuke või sükene. Moraal. Et kui sul on väike kogus, ära pikka kõrt võtta. Aga ma ei teagi. Ta on nagu täpselt sükene, et sööks nätsu. Jah. Ainult, et kui sa nätsu pead välja sülitama, siis see näts või siis see jogurt nagu lutsutad selle ära ja siis pärast. Kas sa mõnda nagu nätsu oled söönud niimoodi, et sul on suhu jäänud pärast siuke nagu kihele tunne või selline nagu kummi mälumisest tekkinud siuke väsin tunne? Ma ei tea, ma ei oska öelda. See on hästi veider. Ja mul on tunne, et ma sööks nagu täiesti tehis asja. Ma ei tea nüüd, kuidas sellega on, aga mulle üldse see ei meeldinud. Seepärast ma olen harjunud, et kui on naturaalsed asjad, siis need on tavaliselt sükse hästi puhta maitsega ja hästi lihtsalt seedida niimoodi. Et see on nüüd siis täiesti sükene nätsu maitsega jogurt, mul on tunne. Ma ei tea, kui sa oled proovinud seda oma lapsele näiteks pakkunud ise, siis pärast maiustanud, kui laps pole jõudnud kõik ära süüa. Siis mis tunne sul on? Aga mul on tunne, et see on nagu suht tehis. Banaani jogurt, maasikad, kaltsiumi ja vitamiiniga rikastatud, rasvatu piim, suhkur, maasikapüree, kontsentraat, banaanipüree, piimavalgud, modifitseeritud tärklis ja siis on triikaltsiumtsitraat. Selle kohta ma üritasin praegust infot otsida, see siis pidi olema mingi kaltsiumigraam, et et enam-vähem kasulik, aga seda peab uurima. Nii, siis on lõssipulber, õunapurgandi mahlakontsentraat, lõunamaitseained, musta porgandi mahlakontsentraadist, siis on jogurti bakterid, D-vitamiin. Ei ole lisatud säilitusvärvained, aga mitte looduslikke lõhnamaitseaineid. No niimoodi seda lugedes ma ei saanudki aru, mis siin sees on, mis sükest nagu maitset ja elamust tekitas. Et ma jään praegu nagu vastuse võlgu. Kontsentraadid on siin sees, aga need ei tähenda ilmtingimata, et see on nagu halb ja kui siin on need igast need piimavalgud ja kõik on nagu tundub normaalne. Kui mini toiduspetsialist vaatab mind praegu, et mis sa siis arvaks selle koostise kohta. Et ma ei tea. Mina arvan, ma ei osta seda oma lapsele. Ise endal ka mitte. Et ta on siuke nagu välismaine siuke jogurt. Ei ole üldse eestimaine. Võt siuke värk. Ja vaatasin hindu ka. 65 senti peaaegu 9,5 eurot kilo. Siis teised jogurtid, näiteks Activia on 4 korda 120 grammi on 3,98 kilo. Odavamad.
siis no igast siin on igast asjad ka sees. Näiteks nagu kalorite poolest on see sarnane, see annab 100 kilokalorit 100 grammi kohta, see annab ka suhkrut ja muid asju nagu sarnaselt. Siis see jogurt, siin on igast ka asju sees. Noh, aga siin on juba 46 kilokalorit rohkem on ju, suhkrut, süsivesikut on minu meelest tiba rohkem. Jep, ja hind on sellel 6,60 ja siis on üks Alma jogurt, millel on hind ka 3,60, kaloreid vähem, suhkruid sama palju ja nagu koostis on lihtsam. Nii et ma ei tea, mis öelda selle kohta. See on üks kummaline jogurt, kus ma nüüd panin selle siia. Et ma arvan, et seda kraami ei tasuks osta nagu lastele. Ma ei näe põhjust, esiteks on kallis, teiseks ei ole siin nagu kaloraaži suhtes midagi nagu erilist. Suhkruid sa saad, see on nagu mingi suhkrustatud jogurt, et kui su laps vahepeal jogurtit sööb ja siis paneb minema, siis ta ei ole tingimata mingisugune hüperaktiivne, vaid ta lihtsalt sai suhkrulaksu ja ei taha. Okei, aga mis talle siis hindeks panna? Nii, kõigepealt number 1, tervislikkus. Ma ei märganud siit midagi hullu, aga selle maitse ja siukse tohutu nätsu elamuse peale, mis ma siit sain, ma panen talle 2. Ja tervislikkus üleüldises mõttes, kas sul on tarvis seda lapsele pakkuda või mitte, on ta täisväärtuslik toit. Annab ta lapsele midagi palju, no minu meelest eriti ei anna. Ta küll on rikastatud siin kaltsiumi ja D-vitamiiniga, aga no mõttetu. See on lihtsalt maiustus, millele on mingit lilu külge pandud, ma arvan. Vabandust, Danone. Minu arvamus. Et panen 2, siis hind on kallis. Hind saab ka 2. Siis maitse minu jaoks isiklikult oli jube. Maitseks ma panen 1. Ja asja väärtust minu meelest tal ei ole, ma panen 1. Sest nagu magus maiustus, millel on mingi kummaline nätsu maitse küljes. Nii, ja nüüd vaatame, mis kokku tuleb. Üks 1,6. Nii et ma ei tea. See jogurt oli pettumus, sest ta näeb nii nunnu välja, ta näeb nii armas välja, ta on nii lapsesõbralik. Aga mina seda rohkem ei osta. Selverit muidugi kingituse eest tänan, sellepärast, et mul oli võimalus seda maitsta. Muidu polekski teadnud, mis siin sees on. Aga uued imelikud ja toredad ja huvitavad ja head maitsed ikka jälle varsti siin, nii et näeme jälle. Tšau!